tere, Sän, Raev isa panevad. Nagu te näete, on see teine korrus juba siit kohast. Jau, liigume siia poole. Siit poole siis sisenedes oli teise korruse elutuba. Jah, see on küll hästi vana. See on ikkagi mitusada aastat vana, see on maha jäetud. See on avalik koht. Siin samas muidu oli Hitler, Adolf Hitler himself. Ma tean, sa ei usu. Siis siit poolt minnes, siin selles augus usutakse, et siia samma oli Hitler jobistanud. Ei ole. Meigalt sa tunned, et tema jobilõhna, et see peab sulle head õnne tooma. Okei. Ja plaanime järgi. Liikudes siit edasi. On trepikoda. Siit alla vaadates. Lähme tagasi esimesele korrusele hiljem. Ja siis Seda võib järgi ka siin on kolmas korrus. Praeguseks on see kinni pandud, et see remondis. Hitler peaks varsti koos Staliniga siia tulema ja kolmandat korrust uuesti ehitama. Liigume siit kohta. Liigume. Siin on paar oksa. Hitler oli enda käes. Mina. Väga meeldisid kasepuud. Jah, nagu sa näed, Hitler oli ka väga lühike inimene. Võttes seda, et ma olen 2 meetrit pikk. Nice. Ma olen enda pea iga kord ära, kui ma siia tulen kiidina. Enam ei ole olema. Siis siin samas oli tema seksituba. Okei, magamistubas. Ei, mitte magamistuba. Eraldi. Seksituba. Okei. Siin samas oli kunagi voodi, kus sa said siis minna niimoodi. Naine läks niimoodi. Ja siis Hitler pani küll tema. Kermo. Kiit Kermo. Jah. Mis selle vetsuga on? Hitler oli liiga jäme enda persega. Talle Kuugus läbi või? Talle pidi tegema suurema vetsuaugu. Ja ta kahjuks ei mahtunud sinna sisse ära. Et ta oli hästi ebamugav. Ja siis siin, kui ta oli sital samal ajal, tervitas enda naabreid. Stalin tuli iga hommik talle mööda ja ta ütles: Privet, Stalin! Okei. Sain aru. Jätkates siis siit seksitoast saabume elutuppa. Teise korruse elutuppa. Siin samas on uks, kus ma tahaks välja minna. Aga liikudes siia poole, siin aken, pluss Hitleri viimased tüdruksõbra pantid. Ja siit nähes on siin samas trepikoda. Näeb pistikusse tüüpi. Jätkades siia on Hitleri Dominik lihtsalt seisab nagu post. On Hitleri staadium, kus ta vaatama. Nii, Hitleri staadium. Siit samast, see oli lasteaed kunagi. Ja Hitler iga õhtupoole käis lapsi hõikamas siit samast. Kermo, mis on nende Karjudes, no tere lapsed! See on nende truisserite kohta. See on Hitleri viimased tüdruksõbra alukad. Et jah, siin samas oli lasteaed, Hitler karjus iga hommik, et no lapsed, mis te teete täna? Tulge minu juurde. Et see Hitler oli ikkagi tegelikult pervert, mitte ainult diktaator. Jah. Õige. Tükaim. Me näeme vanahead ohnepikselit. Keda? Me näeme siis samas ohnepikselit, et on ikkagi suht suur fänn sellele CS-ile. Et sellepärast see on üks kõige populaarsem mäng. Alla minnes näeme me Hitleri ema kodu. Ta oli laste kasutaja. Müüt ütleb, et Hitleri oli pärit Austriast, see ei ole sugugi tõsi tegelikult. See oli salaja juut. See on ainuke juut Saksamaal, kes ei juudi mitte. Aga tal ei õnnestunud see. Lähtudes siia. Kõige juudi vastasem. Trepikoda. Siin on tema kased, mis ta siia pani. Jah, ilusad kased. Ma näen jah, istutas. Lähtudes siia, siin oli tema keldri osa. Siin Ta ei alla lähe poole sai kinni. kunagi minna. Lihtsalt säästab lakku. Kahjuks ära kaeti. Siin oli kamin. Aga huvitav osa on sellest kaminast, et kus on korsten? Äkki ta suri vingugaasi pärast. Täpselt. Äkki sa lagu. Unustas siibri Aga kinni mitte tema suri, aga tema ema ja tema laps.
jah, Hitler oli laps, kõige juudilikum laps ratastoolis pluss gei. Lähtudes siis toast, kabinetoast, kus oli jumala soe, aga täis vingukraasid. Liigume siis tagasi esikusse või siis esikus, lähme koridori rahulikult. Esikuga on hea fakt, siin ei olnud vagisi. Me tegime siin ruumtuuri. Me tegime ruumtuuri siin juba, aga noh su, vaata. Kõige poole koridoris. See on see kepi auk. Okei. Jah. Nagu te näete, ikkagi Hitler oli väga lühike inimene, sest ma olen 2 meetrit pikk. Nagu te näete, jah, ta hoiab tegelikult kaamera täiesti üle minu poolt, sest ma Fred on kusagil nii pikk praegu. Siia samma minnes oli... Kus sa tuled? Paks mulle. Nii, pointige kaamera siia poole. Jah, see samune oli Hitleri jaoks dildo, mille ta toppis iga hommik endale perse staarid nähes. Et mingi kahtlane suhe oli Hitleril ja Stalini vahel. Okei. Germo, Jaa. sa õpetad mulle 10 minuti jooksul rohkem kui Sirje 3 aasta jooksul, aitäh sulle. Ja ma ei tee Kes see flashib? Ma ei tea seda. Oh my god. Okei, ja väga hea. Liikudes siia poole on Hitleri kauss. Siit samast ta sõi. Mõinalosa jobistin selle sisse, nii et ärme igaks üks näpis selle kohta ütled mulle? See on huvitav asi. See on tema pump dildo. Pump dildo. Siin samas, see näeb välja kui stepsel, aga tegelikult see on pumba ots. Ja siis siit samast elektriga pandi stepsesse ja siit hakkas puhuma tuult. Ja siis hakkas pumpama kummi järjest laiemaks talle perse. Hitler oli väga suured kinki asjad, mida ta tahtis teha enda elus. Et jah, see siin on tema teine magamistuba, kus ta vägistas lapsi nagu Epstein. Selge. Maga. See on, see tuba siin ehitati aastal 1984, kui Hitlerit enam ei olnud. No tegelikult Hitler oli seal olemas, aga keegi ei teadnud seda. Ups. Läksin, ja siin samas ka. See on relvakast. Siin samas Hitler oli väga huvitavat kogemust, et kiviga ka toppida kõike perse ja suu. Et jah, ta sittus kivesalaja, aga keegi ei teadnud seda. See oli ta supervõime. Sest noh, kõik inimesed, kes teadsid, ta oli ära surnud. Okei. Mees. Samas oli laud, kus Hitler oli seisnud. Ma ei saa lugulist. Istus ja kirjutas rahulikult endale kirju, sest keegi ei olnud ta sõber. Et tal oli väike soft side ka endale. Ja no jälle, vaata. Hästi väike uks. Kas me siin oli või? Jaa. Ei, ma ei tea. Okei, jah, siin on väike hirmus koht. See on siis gaasikamber. Gaasikamber. Siia samme Oh my god. pandi juutid rahulikult järjest üksi. Nagu te näete, siin on üks juut, näe. Testime korra. Näe. Igastahes tavast võeti riidest lahti, et kõik see kutsi saada kätte on ja. Ja noh, võtti see asi, jooksite välja. Ja Kuhu see juut läheb? pandi uks kinni, mida enam ei ole kahjuks näegu. Te näete, siin oli lukk ka olemas kunagi, enam ei ole. Ust ka mitte miski Võiks tagasi panna. Teadkame nüüd siit koht olla. Me juba käisime. Siit kohast edasi minnes näha Hitleri salajas peakhole'i. Noh, tegelikult see on glory hole. Nagu te siis näete, Hitleril oli tegelikult üks suht väike auk siin samas, kus ta toppis. Näe, siin on semendiga see ära kaetud. Ta pandis siia samma ja siis ootas, et naine läks. Tegelikult see oli kogu aeg Stalin, kes sinna läks. Aga ta ikka veel ei saa teada seda. Mis sa mulle selle kohta ütled? See, jah. Hitler ütles, et juudid talle ei meeldi, aga no näed, saku. Siin see on, saku jook. Mida iga juut ikka jäi. Aga mida ta nendes ämbrites hoidis? Kusjuures ma ei oska sulle vastata sellele küsimusele. Kas sa kogud enda jobi? Kusjuures võib tõesti olla, et DNA ütles vastupidiselt. Et see pidanud jobi olema, aga menstruatsiooni... This guy, mees, this guy. Ainult jobist jäppab. Tal on mingi kinnise jobiga. Nii, see on mu lemmik. Samas oli talle aken, jah, täpselt. Siit samast läks tegelikult salajalt duširuum kunagi, aga seal oli enne seini uks sees. Et Hitlerile meeldis rahulikult, see on siis sitaaukust oli muidu, kui te tahate üles vaadata. Vaata julgelt, on ju.
et seal üleval on see väike auguke. Jah, see on see, kus siis sitt alla kukkus. Ja mõnikord tema naabrinaine läks niimoodi, vaatas üle, et mis sa teed seal üleval ja siis sai sita kosta. Nagu polnud just kõige maitsvam. Väga huvitav, väga huvitav. Kerma, mis sa sellega? Ma arvan, et nüüd ma läheks pigem Sirje juurde. Kas see on jobi? Ma ei taha. See on kuivanud jobi. Oh my god, see on... Ära näpista, see on radioaktiivne. See läks poole. See ei taha juudi. Ei naad enda külge saada. Juudi. Ja siis nüüd, see oli see kunagi duširuum. Lähme nüüd välja. Ma arvan, et sellest piisab. Teistesse majadesse, mis siin on. Lähme nüüd lasteaeda. Ma tahtsin hoiatada teid, et seal on üks juut. No sorry, seal elab üks juut. Okei, lähme külastama juuti. Kas see oleks hästi huvitav part on sellest juudist, et neile meeldib Gangnam-Style'i tantsida. Ja me pidime neid ammu juba gaasikambrisse viskama, aga kurat, nad saavad välja kuidagi sealt. Nagu näete, üks jookseb vaikselt, teine miskipärast ei karda, ei hakka lähemale minema igaks juhuks. Ei taha nakatada saada. Sa muutud ka juudiks siis? Oi eemale. Sellepärast ongi meil see kuradi kirves. See oli kang on meil selle jaoks. Oi eemale. Näita enda kodutuuri meile, palun. Sulle ju meeldib enda sita sees elada. Igast hästi. Majas on vähemalt korsten. Hitler oli parem. Tal oli üks suur sita hunnik. Mida? See, okei. kus suures huvitav, see on üks väga huvitav osa sellest juudi elust tegelikult. Et juutidele meeldis tegelikult siia panna ka nagu naelu sisse. Ei, nad tappisid seda persa. Jou. Läks koju tagasi. Okei. Nusuta. Ta leiab selle hiljem ülesse, ta on nusutab ennast välja. See on minu lemmik osa siit tuurist. Liga, kellel lamp. Ja tõesti! Tere tõenäoliselt juudi majja. Kermo, juhata meid. Siin küll elab. Giid. Siia sisse minnes. Ai ja, türa! Siia sisse minnes on veel üks gaasikamber. Need juudid ei tea seda, sellepärast mõtlen, et kuidas nad välja saavad kogu aeg. Äkki sellest aknast mahuvad läbi alati. Ja kus see huvitav fakt, kui te panete taskulambi siia pooleks, seal on väikest kirja näha. Põh, A, tõh, S, A, N, I, D. Sa hoidjad, mis sa see? Põstanid. Pastlad. Tähendab see juudi keeles. Okei. Seal on ahi. Sa tead juudi keelt või? Jah. Ma juut ei ole. On. On. Siinsamas. Mida? Siinsamas. See juba kardab vahele jääda salaja. Ta ei tea, et ta vahele jäänud. 1700 vatti tolmu ei Kardab. 1700 vatti. No nii. Krõpsupakid ja McDonald's. Sealt on kuulda siis neid juudi. Jaiks mees. Hitlerile meeldis see Fred. fast food, junk food. Fred. Sealt on kuulda juudi trummilaule. Nad teevad iga hommik seda. Dominik vist ei valva meie asju mees. Domik tõesti ei valva meie asju. Las ta liigub. Liigume. Nii tahad või? See maja jääb maha seal. Peaks äkki seljakoti kaasa võtma. Ei ole vaja. Lähme võtame. Eks me lähme siis. Jaa, lähme võtame. Kas sa sopiteni tahad? Kus sul seda vaja? Sa võid need juudipillid endale jätta. Vaat, ma lähen nagu programmi saata. No me lähme võtma kotid. Juut. Jah, sest sa ei valva neid. Jah, siinsamas on üks huvitav maja, kus sellest sealpool. Vasakul. Minu paremal, sinu vasakul. Minu vasakul. Jah, need kõik majad on suht elegantsed. Aia, kuradi kangraisk. Nii, jätkame selle maja jutustusega. See maja lammutati maha aastal 1923. Aga seda lammutatakse. Sest teine maailmasõda toimus 1984. Ma küsin poole tunni pärast uuesti, millal see maha lammutati. Kas sa ütled sama aasta? Ta juba ütleb teise. Teine maa, jah. Ma ütlen praegu, millal see maha lammutati? 1922. Ei jah. Mis asi see oli siis? Mina ei mäleta ju. Keegi ei tea.
Esimene maailmasõda toimus 1923. Samamoodi mammutati see maha maja. Ja teine maailmasõda oli toimunud 1900... Hitleril oli salajane seksmelsen. Nojah, nagu te vaatate siis siia tahapoole. Siin on lausa date, et see pidi olema 2029. aastani. Vanaaegsed need olid väga head. Okei. Livestit on ka veel tunda. Ja kui te vaatate seda, siis see on näha suurust, et see on väiksem kui kõige väiksem praegu meil apteegis on müüa. Ehk siis see on tõsi, et Hitleril oli mikropeenis. Kas nagu temal? Täpselt nagu temal, aga isegi väiksem, mis on üllatav. Oli tõesti. Sellepärast ta munn oligi väike. Nii, jätkates, millal teine maailmasõda toimus? Teine maailmasõda oli toimunud 1984. Saksamaa kaotas selle. Alustas, aga kaotas. Kas sa soovid? Ma arvan, see on usaldus. Jagada kahega. See on usaldusväärne. Okei, jagatud kahega. 80 jagatud kahega. Ei, see oli... Okei. Sa lähed. Igastahes, kas te soovite lasteaeda ka näha? Ei. Okei. Lähme siis järgmisesse majja. Tuleme tagasi kaamerasse. Lähme sinna. Pärast tahate minna sinna? Ei. Ei taha? Oota, mis sinna või? Sinna? Ei, no lähme sinna poole. Tahad külalis lahti. Чего, блядь? Joo, mu motherboard. Siin samas on... Ai vittu, terav, see oli terav. Minu kuuler. Mu motherboard. Pinnid on natukene katki küll. Advanced stuff. Jee. Kas on see Hitleri müts või? Ei, see ei ole Hitleri müts, see on tegelikult Stalini kodu. See on Stalini müts, oli salanaine. Kui me näeme siia sisse, me näeme, et Stalini kodu ei olnud just kõige ilusam. Talle meeldis olla väga suur remondijuht ja tegelikult kuulujutud rääkisid, et Hitleril, Stalinil oli nii, et sõdurid ei julgenud tema kontorisse tulla, sest et oli võimalus, et ta laseb meid maha, mis ei olnud tõsi. Nad lasid ise ennast maha. Et sisse poole minnes, kui oleks taskulamp, oleks näha ka midagi siin. Jah, Stalinil oli ikkagi... Oi, vittu, siin on väike vapsiku pesa. Ai, see on linnupesa. See on linnupesa. Kui oleks praegu välja lennanud. See on... lihtsalt tegi 30. Lihtsalt, ja siin samas. Nii, igastes jätkates. Nagu te näete, Stalin on ikkagi pikem mees. Umbes minu pikkune. 102 meetrit ja 10 sentimeetrit. Jah. See ongi praktiliselt kõik, nagu te näete, siis Martin Kuulme juba näitab meile ette, et sinna poole saab ka rahulikult minna. Kes julgeb, see tuleb. Okei. Ja ärme lähe sinna poole, ärme sinna poole lähe. Okei, lähme nüüd tagasi. See on päris igav pesa, ma ütleks, et Hitleri maja nägi palju külalist lahkem välja. Jah. Haavatud, hukkunud ja haavatud. Lauki, võiks teha ühe... Ei, kurat, kaamera kinni. Taimal. Ma ei oska seda. Hamba. Oota, kuhu me läheme edasi? Poiss ei tea, kuhu me edasi läheme. Kuhu me edasi läheme? Suht suvakas koht kuskil nagu... Järgmisena me läheme teletorni. Ei, vale vastus, poiss. Kuhu siis? Oota, las ma vaatan aadressit. Oota, ütle skripti järgi nüüd. Oota. Directions. Peeter Suure merekindluse raepositsiooni rooduvariant. Okei, järgmisena me läheme Peetri Suure
Taeva gümnaasiumi kindlustorni. Peeter Suure merekindluse. Peeter Suure meretaeva kindluse suure teel. Seal maja. Peeter Suurema merekindluse raepositsiooni roodu varjendi torn. Okei, lähme.